tuletan endiselt kõigile meelde, et kes arvavad, et YouTube on see, et ma panen nüüd kaamera tööle, eks ole, ja ma olen nüüd influencer, siis näiteks praegu ma olen 5 minutit kulutanud sellele, et saada kaadrist välja kõik ebavajalik. Nii, siis hakkad sättima neid detaile, mis on vaja peale jätta, siis pead vaatama, et sa ise oled tsentris ilusti. Võib-olla natuke liigutama, siis pead läpaka panema ilusti ja kui see kõik on valmis, siis tere kallid fännid, käes on 19. oktoober, esmaspäev ning hommik Huugajaga 2020. aasta teine osa on tulnud taaskord youtube.com-i. Hommik Huugajaga on riigi toetuste eest toodetud meelelahutuslik saade, mida maksab kinni siis muidugi maksumaksja. Mõtle, kui perses see oleks, kui mina oleks Industry Plant Eesti YouTube'is. Industry Plant ehk kõige lihtsam näide, kujutage ette. Mina näiteks saan Universaliga mingi diili ja siis hakkab tulema Karl-Erik Taukar featuring Huugaja, Huugame koos, 6 miinust on ju, Huugaja tuleb ka on ju. Ehk Industry Plant on nagu selline inimene, kes pole loomulikul viisil kuulsaks saanud, vaid ta on kuidagi nagu paigutatud sinna. Aga see on siuke veits Illuminati jutt ka. Anyways, mu point oli see, et hommik Huugaja, vaata kujutage ette, kui see oleks nagu mingisugune ministeeriumi poolt kinni makstud saade, kus näiteks oli olukord siuke, et helistati ministeeriumist. Ja tere, kas ma räägin härra Huugajaga? Ja räägite ikka, kes on? Kuule, helistan siit jah, mingist ministeeriumist, mis internetis asjadega tegeleb ja kuule, Mart Helmelt küsiti, kas geid tungivad peale, ujutavad Eesti üle, mille peale ta vastas, et las jooksevad Rootsi need geid, et seal on kõik olemas ja kõik vaatavad nende peale seal viisakalt. Ja siis Jüri Ratas tegi Facebooki posti selle kohta. Oota, sorry, ma pean siit korra peatama. Facebooki posti, mis mõttes, et Facebooki posti, et kui teistes riikides tehakse siuke mingisugune homofoobne või noh, olgem ausad, tobe kommentaar, siis vabastatakse ministri ametist. Ei, eks me ise ka teame, aga noh, võtta Jüri tahab ise olla see peaminister ja siis ja, igatahes, kuule, kas sa saad tulla kohe uue nädala alguses teha paar saadet, vaata inimesed praegu selle teemaga nii, tule tee mingit pulli ja äkki nad siis ei mõtle selle peale. Ühesõnaga, see oleks väga haige ja see on viimane kord, kui te kuulete, et Huugaja poliitikast räägib, sest et kui on midagi sellel aastal tulnud välja, millest ma ei soovi vestelda, kas siis oma heade lähedaste inimestega või sõpradega, siis on see poliitika ja maskid. Maskid on ka siuke väga teema, kus kõikidel on väga äärmuslikud vaated ja üleüldse kogu see koroona asi. Jah, mis seal ikka. Hakkame oma saatega pihta. I don't know what's going on, but it looked like somebody that stole the school bus. Kui sa mõtled nüüd, et see oli lihtsalt üks peatusesse hilinenud buss, mis vajas võib-olla politsei eskorti, siis paraku mitte. Tegemist oli 11-aastase poisiga USA's, kes siis väidetavalt, igaks juhuks jälle, röövis siis kollase koolibussi ja nagu näha, pakkus elevust palju siis kohalikele inimestele. Ma panin selle video nagu sellepärast ka siia, et ema ja isa, kui te vaatate minu neid videosi, ikka vaatate, eks ole, siis ma ei olnud ju tegelikult nii sitt laps. Mul oli muidugi olukordi, kus ma sain mingisuguse pasaga hakkama, eks ole, aga ma ei varastanud koolibussi. Ja ma arvan, et see on hea. Mul on hästi eredalt meeles, ma ei julge seda rääkida, aga põhimõtteliselt olime maajatud majas poistega. Viskasime aknad sisse, nagu ikka poisid teevad, eks ole. Ja siis viskasime ja järsku ma kuulen, et samal ajal endal on nagu mingi tellis käes valmis nagu mingisugused asju lõhkuma. Ma kuulen ja näen 20 meetrit eemal on mingi vend, kellel on 2 koera rihma otsas. Ta laseb nad lihtsalt lahti, nagu ta pillaks mikrid maha. Ja jooksevad koerad meie poole 2 tükki. Saate aru? Ma seisin nagu Ronaldo seal tellis käes ja lihtsalt kusesin püksi. Samal ajal, kui koerad minu poole jooksid. Siis see vend muidugi karjus, et koerad. Ja need koerad tulid ära, eks ole, aga see oli päris ammu, see oli vähemalt 3 aastat tagasi. Ei, see oli ikka ammu, ma arvan, poisid olid seal 10, 11, aga jah, see jääb elu lõpuni meelde. Ja siis see vana lihtsalt, kes oma koertega tuli, no naabrimees, eks me lõpuks ikka saime aru, kes see on ja vana lihtsalt taris meid kuradi koju tagasi ja viis täislastud pükstega väikse
prillidega huuga ja viskas lihtsalt ukse lävele ja ütles, et näe, võtke oma kusene poeg. Anyways, selle jaoks YouTube ongi, et oma personaalseid isiklikke kogemusi jagada. Kuidas see nüüd sai muidugi kollase bussi röövimisest selleni? Ei tea, aga YouTube selline müstiline koht ju ongi. Aga paneme vahele siia paar kiiret asja ka, nagu eelmine nädal sai räägitud, on siis uued iPhone'id tulnud. Tuli siis 4 uut mudelit, ehk siis iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 on siis samasugune nagu need igasugused XR-id ja iPhone 11 siiamaani on olnud. iPhone 12 mini, ma tahaks öelda, on täielik bänger. See on siuke 5S-i vibe'i andev telefon, mis on ikkagi nii-öelda kandiline, igati relevantsete näitajatega, tal on korralik kaamera, hea aku, nii edasi. iPhone 12 Pro'l aga samamoodi 6,1 suurus, ehk siis see tavapärane, aga iPhone Pro Max läks siis natukene tsipa veel suuremaks, mis mulle kui Pro Max inimesele väga meeldib. Aga lõpetuseks veel viimane asi, no palun vaadake seda telefoni, selle telefoni nimi oleks võinud olla iPhone PE nagu Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Siis Facebook, kuhu inimesed postitavad kõik, lootes, et mis seal ikka, ajan siin paar inimest närvi, ei ole hullu. Ei ole hullu muidugi, aga nüüd oled sa ka meie videos. Näiteks siuke Mareki nimeline poiss kirjutas siis, et kui just tervislikku põhjust pole, siis suure tõenäosusega on vegan mehed kapihomod. Normaalne mees sööb liha, joob õlut ja kepib naisina. Ma tegin selle nalja juba Twitteris ja võib-olla kindlasti keegi seda veel teinud selle kohta, aga kui sa nüüd Marek mõtlema hakkad, siis geimehed on ikka ju lihamaiemad. Sa said aru, on ju? Ja kiirete uudiste lõpetuseks kasutaja Nelts kirjutab, et ta on vist ainukene, kelle arust vanad old school bemmid on ilusamad kui need uued. Noh, 28 retweeti, 147 laiki vist ikka ei ole ainukene, mis tuletab mulle meelde ühe naljakad viidi, andke mulle 1 sekund, ma leian selle kohe ülesse. Me oleme enne ka teinud nalja sellega, et kas ma olen ainukene, kes sööb kõrrega suppi. Noh, jah, okei, sellega ma tõesti võib-olla on ainukene. Aga need, kas ma olen ainukene nii-öelda postitused ja tweetid nii-öelda, et me oleme enne ka selle üle nalja teinud, aga kevadel ma lugesin ühte naljakat tweeti. Kas ma olen ainukene, kelle jaoks Imre Kaas ei ole ajakirjanik, vaid lihtsalt see vend, kes krimi tegi, mis on minu jaoks nagu 10 tweet. See on sama teema nagu Martin Weinmann, kes on oma elus teinud 100 tükke, mänginud nimed marmoltahvlil, saanud teenete märki. Kuulus Eesti näitleja Martin Weinmann. Ei, sa oled Hannes. Oota, pea kinni, mis lähti on nüüd siis, noh? Ja see ei ole halb, ega ta ei ole hea ka, aga ta lihtsalt nii on. What? And there is nothing you can do about it. Nii, aga mis veel? Tead, ei ole midagi. Savi, kõik, vsjo, ei. Nali. Lähen käin poes, mul on vaja piima ja tupsu. Tavaline 21. sajandi poe ostukorv. Poodi minemise montaaž. No jõue. Lähme saatega edasi. Siis järgmiseks uudiseks üks spordiuudis, kui tüdrukud, naised, ärge minge kaugele, tegemist ei ole spordiuudisega, pigem on siuke sporti puudutav naljakas teema. Teatavasti mängisid siis Portumaa ja Portugal ja Prantsusmaa siis jalgpallimängu, mis lõppes 0-0 viigiga, aga pingil olev noor poiss Eduardo Camavinga küsis peale mängu Ronaldo särki ja pani siis ka oma Snapchati story'sse mis tähendab siis prantsuse keeles, et ma ei pese seda. Kuid päev hiljem tuli uudis, et Ronaldol on ka COVID-19, nii et vist ikka pead pesema natukene seda särki kah, igaks juhuks.
Siis viimane uudis, mida vahendada soovin, on sellest, kuidas vaegnägijate lõksud linnaruumis asuvad, ehk siis tõukerattad, prügikastid ja äärekivid. Ehk kui te võtate selle Bolti tõuksi, ärge olge lambad, ärge jätke seda keset kusemist ja kes vähegi viitsib ja näeb mingisugust tõuksi maas vedelemas, siis võite teha pildi, saata selle Boltile, nemad uurivad välja, kes viimane sõitja on ja eks nad sealt võtavad siis üle, loodetavasti võtavad siis selle üle ja toimetavad sellega pärast ise edasi. Aga sellega ma tänaseks lõpetangi. Eelmise nädala video läks päris hästi kaubaks, siin 4 päevaga natukene alla 2000 vaataja ja 347 laiki ja 0 dislike'i. Rets, mingi vänt oli eelmine nädal pannud enne, kui video üldse välja tuli juba dislike'i, aga järgmine päev oli see kadunud, nii et kes iganes sa olid, ma loodan, et sa magasid välja, said oma veast aru, ei ole hullu, anname andeks. Igatahes tsiteerides Teetkäpat, siis olge mõnusad, ongi kõik. Ja kohtume juba järgmine nädal. Huugamiseni.